2008. aastal valmis Kuusalu keskkooli spordikeskuse hoone koos ujula, võimla, jõusaali ja teiste ruumidega. Tegemist oli Kuusalu valla aastakümnete suurprojektiga. 2023. aastal täitus spordikeskuse 15. tegevusaasta. Me oleme Kuusalu keskkooli spordikeskus, et lihtsalt lühendatult Kuusalu spordikeskus on lihtsam öelda ja meelest pidada, et juriidiliselt spordikeskust ei ole olemas, aga siis meie hallata on siis see uus spordihoone, mis enam siis ei olegi nii uus. Meie siis hooldada ja alla käivad veel staadion, siis multispordiväljak, skatepark, siis Männikus asuv mänguväljak, samuti talvel, kui teeme suusaradasid, siis suusaradade teema. Oli ka tenniseväljak meie hallata, aga nüüd mõned aastad tagasi siis andsime või õigemini vald andis selle siis tasuta rendile Kuusalu tenniseklubile. Kui palju on spordikeskuses töötajaid? Meil töötab hetkel 14 inimest, osad neist on poole kohaga ja alguses peale on olnud siis tegelikult peaaegu 5 inimest. Päris kaua, siin on olnud nii tore. Meie väike kollektiiv, sõbralik kodulähedane töökoht, kõik need asjad on need, mis on meid siin kinni hoidnud ja tõesti me tunneme ennast nagu üks suur pere. Kui palju on treenereid ja juhendajaid? Meil tegutseb hetkel majas umbes 40 treenerit. See arv on olnud ka suurem, aga koroona-aastad siin natukene korrigeerisid ja vähendasid, et tegelikult võib öelda, et me oleme nüüd taas koroonaeelsel tasemel oma treeninggruppide ja juhendajate arvuga enam vähem. Klubisid ja erinevaid ühinguid on umbes 15. Kui tahta, siis me oleme Tallinnale nii lähedal, et näiteks, et meil oleks mingi spordiala puudus ja kui meil oleks ruumi pakkuda, oleks mingi probleem saada siia mingi Tallinna klubi filiaal. Neid küsimisi on olnud siin ikka igal sügisel, aga lihtsalt meil ei ole võimalik pakkuda saaliaegu. Kas tagantjärele vaadates tundub olevat õige kunagine otsus spordihoone rajamiseks? Mina arvan, et see oli ainuõige otsus Kuusalu vallal, sellepärast, et ma ausalt öelda ei kujutaks ette tänapäevast valda ilma sportimisvõimalusteta ja kooli ainult väikese selle saali peal. Et meie kool on kogu aeg olnud spordis tugev, oli ka siis, kui oli ainult see väike saal, aga see on andnud meeletud võimalused, et lastele, see laste ujumisoskus, mis nad saavad, et meil käiakse 1. kuni 4. klassini iga nädal on üks kord ujumist, nad saavad kõik lapsed ujumise selgeks, ka need, kes ujumistreeningutesse ei jõua, aga ujumistreeningutesse on järjekorrad kogu aeg, sest niivõrd palju on soovijaid ja see on igati ainuõige otsus nii inimeste heaolu, tervise, meelelahutuse, kõige nimel. Spordialadest on meil esindatud kõik peamised pallimängud, jalgpall, võrkpall, korvpall, lisaks on meil saalihoki, karate, tennis, siis on erinevad sellised võimlemis- ja fitness-treeningud naistele. Hästi palju erinevaid tantsutreeningud on just sellel aastal tulnud, et lastel on näiteks võimalus valida 5 erineva klubi vahel, kus on veel erinevad vanusegrupid ja loomulikult ujumine, siis beebidest kuni suurte inimesteni välja, aga põhiliselt siis Indrekse ujumisklubi egiidi all on kõige rohkem treeninguid. Lisaks treeningutele on spordikeskuses toimunud ka palju muid sündmusi ja üritusi. Meil on olnud nende 15 aasta jooksul väga palju toredaid asju, mida meenutada ja ma usun, et neid uusi ja huvitavaid ja toredaid asju tuleb ka uuesti. Meil oli rahvatantsupäevad, regilaul ja karuäke, mille raames näiteks Metsatöll tegi meil suure staadioni kontserdi, siis oli Maia Orava tantsupidu, siis oleme olnud väga paljudele võistluskeskuseks erinevad orienteerumised, rogainid, jalgratta, maastiku ja maanteesõidud. Meil on olnud külade 10 võistlus, oli aastaid väga tore üritus meil 20. augustil. Me oleme teinud palju lumelinnasid, meil on olnud perepäevasid, meil on olnud kontserte ja palju muud, loomulikult igasugustest võistlustest, turniiridest, liigamängudest, kõigest sellest rääkimata, et mis on püsivalt meie majas, mida meie klubid siis läbi viivad ja korraldavad.